Harat ja treed ja suur assa. Suve alguses tuleb preestrite juures 576. Eluringis pärast suurt rännet Taaria Jumala meie arvu ringaastal, suure indliapäeval, kui mitme tarkusega preestrid süütavad püha elava tule, kõigis Sviatorasa ja Vaskorde Iriski külades. Teile räägitakse laps suure rassi ja taevase suure sugu järeltulija, vanadest ja kaunitest aegadest, iidse tarkuse kohta, mida preestrid hoiavad suure assa kohta valguse ja pimeduse vahel, mis haaras Javi, Navi ja Pravi maailmad ning tulevaste aegade kogu valguse iseloomu, nagu on joonistatud tarungi veriti poolt. Tõstes au kõigile heledatele ülematele jumalatele ja taevase suure sugu suurusele, laske teil oma südamega näha maailmade suursugusust läbi selle, mida laulab Olvis Ladokora tauripargis Raimina. Rahulikult aastad tagasi või võib-olla isegi eile, sest igavik ei tunne ajapiire, heledas orlegite maailmas, mis katab 256 mõõdet, toimus suur assa, suur lahing valguse ja pimeduse jõudude vahel. Üks aadli orlegitest, Tšernobog, otsustas nutikuse abil mööda hiilida Jumala Svarogi kehtestatud universaalsetest seadustest, mis reguleerivad tõusmist kuldset teed pidi vaimse arengu suunas ja rääkis ta oma vendadele. Kui meie, aadliorlegid, eemaldame kaitsepitserid oma maailma salajast iidsetest tarkustest madalamate maailmade jaoks, siis eemaldatakse jumaliku vastavuse seaduse kohaselt ka meie jaoks kaitsepitserid, salajased iidse tarkuse kohta kõigis kõrgeimates maailmades. Ja avatakse vaba tee ülespoole vaimse arengu kuldsel teel meie, aadliorlegite jaoks. Samuti aitab see teadmine kõigil vaimudel ja hingedel erinevatest madalamatest maailmadest, kes asuvad orlegite maailmast allpool, mõista salajast, iidset tarkust kõigis maailmades ning tundes seda, astuda Jumala Svarogi ja teiste Svarositsite kõrvale. Kuid Tšernobog kohtas orlegit, kes andis väärikat vastupanu aadli orlegile Pelobogile, kõrgeimale kaitsjale orlegite maailma salajast iidsest tarkusest, kes kaitseb selle maailma salajaste iidsete tarkuste kaitsepitserit. Ja Tšernobogi kaval plaan ei õnnestunud. Siis kõlas kõikides maailmades, ruumides ja reaalsustes, mis asuvad kuldsel teel, Tšernobogi kutse. Ta kutsus endale abi. Ja ilmus Tšernobogi nime all kogu mitmemõõtmeline maailm legodest ja kutsumata tulid tema juurde tumedad legod, tumedad orlegid ja košee, põrguvalitsejad ning nendega tuli kogu põrguvägi. Pelobog ei suutnud üksi seista nii suurte tumedate jõudude vastu ja Tšernobog lõhkus esimese kaitsepitseri, iidse teadmise pitseri orlegite maailmast. Ja teadmine laienes laiali maailmades, mis asuvad orlegite maailmast allpool kuni põrgu sügavaimasse sügavusse. Oma korda kostis siis tark Pelobogi kutse, kes nägi, et ta ei saa üksi kaitsta orlegite maailma salajaste iidset tarkuste kaitsepitserit. Ta kutsus appi ülemad maailmad ja pöördus teadmiste maailma kaitsjate poole. Kuid teadmiste maailma salajaste iidsete tarkuste kaitsjad jäid ükskõikseks. Kuna nad ei tahtnud Tšernobogiga võidelda, pidasid nad teda oma tegude valikul vabaks. Aadli Pelobogi kutsele vastasid ainult salajase iidse tarkuse kaitsjad algusmaailmadest, samuti kõrged jumalad kaitsjad kõigist ülematest maailmadest ja reaalsustest. Ja nad ümbritsesid kogu orlegite maailma tiheda energeetilise jäävaikuse kupliga. Ja algas suur assa valguse ja pimeduse jõudude vahel ja maailmades seisis aeg. Suur lahing haaras paljusid maid, Javi ja Navi maailmu, alates põrgust kuni nirvana maailma.
Aadliorlegid ei soovinud osaleda ei suures asses ega võidelda kaitsva Jumala vastu kõigist ülemistest maailmadest ja reaalsustest ega jääda ka tiheda energia jäävaikuse kupli sisse, mille on loonud varjatud iidse tarkuse hoidjad alguste maailmadest. Oma kunstlike päikesetega sulatasid nad jäävaikuse kupli külgneva osa ja laskusid legode maailma ning vahepealsetesse maailmadesse. Must Jumal, kes samuti ei soovinud jääda jäävaikuse kupli sisse, laskus ja leidis endale varjupaiga tumedate orlegite maailmas. Suure assa algusest tõusis nagu orlegite maailma üle valge Jumal, sest ta ühendas oma kutsega heledad jõud ja juhtis neid võitlusse tumedate maailmade vastu. Löödud tumedad legod ja tumedad orlegid saadeti tagasi nende maailmadesse, kust nad tulid, andes seal suure vande mitte rikkuda vaimse arengu kuldse tee tõusmise seadusi, mille on kehtestanud Jumal Svarog. Ainult Koše, põrgu valitsejad, koos oma jäänustega sõjaväest suundusid jäävaikuse kupli läbipääsu poole, mille olid loonud Aadliorlegid ja kadusid oma põrgusse, teades, et heledad jõud ei pääse võõrastesse maailmadesse ja reaalsustesse, kandes oma lippudel sõjatragöödiat. Svarogi tahte järgi lõid kaitsva Jumalad kõigist ülemistest maailmadest ja reaalsustest piiri, mis jagab valgust ja pimedust. Et tumedad jõud ei saaks tungida, lõid suure Svarogi heledad maad piirivajavi maade kaudu, et kehastada pimeduse värve navis. Selge piir jagas kõik navi reaalsused ja tume nav viidi allapoole javi. Javi laienes, kasvas ja tugevnes, sulgedes kõik läbipääsud põrgule, samuti tumedatele orlegitele ja legodele, kes võitlesid valge Jumala vastu ja tegid puhtas Svargis kurja. Ja piir, mis on piiritu nagu javi, eraldas põrgu ja pimeduse maailma, kus valitseb jõud iidse tarkuse teadmisest maailmas, kus südametunnistus valitseb valgust, mitte jõudu. Aga tumedad jõud, kes on hammustanud teadmisi, suunavad oma pilgu loomemaailmadele.